videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, istumegi siin, teie sealpool, mina siinpool ja planeet pöörleb edasi. Ei ole midagi parata, kuigi eks see planeet pöörleb edasi, ole ka natuke ennustuse moodi, aga samas meie ilmaennustused. Mis te arvate, mis sõna see on, mis kõige sagedamini kordub meie ilmaennustustes? Ma ütlen kohe ette, kohati puhub tuul, kohati ei puhu tuul, kohati sajab vihma, kohati ei saja vihma, kohati paistab päike, teise kohati ei paista päikest kohe teps mette. No nii et kohati tuleb pähe ikka seesama vana küsimuste seeria Herr Schopenhauerilt, mis juhtub, kui nii teha, mis juhtub, kui nii mitte teha, mis ei juhtu, kui nii teha ja mis ei juhtu, kui nii mitte teha. Ja loomulikult võib selle mõnuga tõsta ka mineviku vormi ja koguni küsida meie riigi kohta, mis tehti, et nii juhtus ja mida ei tehtud, et nii juhtus ja nii juhtub ka vääramatult edasi. Loomulikult tuleb siin pähe ka Hiina sõjakunsti iidne tõde, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kust ta välja ei pääse. Ja kui, vaat see on hea teema jälle, kui me tuletame meelde sellist tegelast lapsepõlvest muidugi nagu Cipollino, kelle seiklused jutustusena olid ohohoho ja kelle seikluste teist plaani ehk siis seda tähendamissõnalist, sümbolistlikku või kuidas seda öelda osa ei märka keegi kurivaim. Jah, seda ei panda tähele ja siit tahes-tahtmata jõuan mina tipa-tapa sellisesse kohta nagu Mandela efekt. Järjest sagemini on millegipärast visanud mul, ega öösel seda und eriti ei ole, sest igasugused nüansid enesetundelised kohati ei lase päris hästi magada ja siis on päris tore midagi lugeda, midagi kuulata ja nii edasi. Ja muudki Mandela efekt. Arvestades, kui palju ja kui vägevasti valetab meie kallis AI täna, siis Mandela efekt on ka omaette nähtus, mida tasuks lahata. Tunda nagu verbaalne, mõisteline patoanatoom. Vaatame, mis tema sees on. Kas keegi mäletab teist, head kuulajad, vaatajad, millal esimest korda kasutati terminit Mandela efekt? Ma jätan teile mõtlemisaja hetkeks. Ja selle mõtlemisaja käigus ma tänan kõiki, kes on meid toetanud, kes meid veel toetavad, kes mõistavad, et iga käru võib minna kummuli, aga kui vastu rabeleda, siis nii kergelt ei lähe ka. No muidugi paratamatuse vastu ei saa iial, nagu Molière'i naistekoolis peategelane ilusti ütles, siis kui saatus tahab nii, on asjatu kõik vaev, ei aita sinu nutt, ei raev.
aga siiski ma olen enam-vähem kindel, et kõik koos me saame tehtud midagi, mis võib tunduda meie vastalistele ilmvõimatu ja vot need vastalised on omamoodi Mandela efekti või ma ei tea, mis asja sõltuvusega. Nad on kindlad, et neil on õigus, nagu näiteks üks selgeltnägija on hädas ja üks pendlimees, kes teab, kuhu asju panna, on hädas. Miks siis? Mida nad tegid, et nii juhtus nendega? No muidugi need selgeltnägijad meenub mulle, me olime siis Jaama 1A majas, kui selgeltnägija tuli ja kauples ennast saatesse selgelt nägema. Ja kui ma ütlesin, et ei aitäh, et selles häguses olukorras ei näe siin midagi selgelt, ütles head aega, läks minema, minuti paari pärast tuli tagasi, kus teil siit välja saab? Vat kurat, selgeltnägija. Ja teine seltskond, mis ka vapustas samamoodi, need olid tervist, me oleme tervendajad. Niisuguse kroonilise nohuga kamped alla. Nemad on tervendajad. Ma ei tea, mida nad tervendavad, võib-olla parandavad puust või metallist asju, aga inimese tervisest on nad kohati väga kaugel. Igatahes olge tänatud ja loomulikult, kelle hinges meil ei oleks unistust, et tekib ka 2-3 suurtoetajat. See oleks ka ju täiesti võimalik ja mõeldav, aga näis, kõike võib juhtuda. Niisiis Mandela efekt. Kui mina esimest korda Mandela efektist kuulsin, siis tekkis mul hulk kummalisi küsimusi. Miks Mandela? Mandela oli ju nagu Nõukogude poole isend või umbes nii. Kuskilt torkab mul melusse aastaarv 1980, millal ta siis justkui olla surnud, mida ma nägin ka, kas see oli nüüd Aktuaalne kaamera või Vremja nimeline programm. Võis isegi Nõukogude armees juhtuda, kus ekraanil oli suur, madal, kindluse taoline maja ja seletati, et vaat nii, meie suur liitlane Nelson Mandela suri seal majas ära, terve rahvas nutab ja halab. Ja hakkas mulle puuduv osa kohe silma kõrva. Rahvast ju ei näidatud. Madalat hoonet samuti lähedalt ei näidatud. Ja siis ma mõtlesin, et no see Mandela oli ikka vist nii vana ka juba, et ei ole siin imestada midagi. Aastakümneid hiljem selgus, et Nelson Mandela lastakse vanglast välja. Ja see oli ainukene ehe kord, kus ma tundsin seda, mida täna paljud nimetavad Mandela efektiks. Kurat, aga ma ju nägin, et ta suri ära. Täna ma ei näinud laipa ega midagi. Ma nägin ekraanil seda lamedat maja ja kuulutati, et surnud. No mis sa nüüd selle peale oskad öelda või teha? Selge see, et inimestes tekivad kõhklused, kahtlused, aga kõhklused, kahtlused viivad jälle ikkagi praeguse Venemaa või toonase Nõukogude Liidu poole, sest Nelson Mandela oli selle poole suur sõber. Võimalik, et siin oleks, näiteks kui jänkid oleksid selle välja toonud, siis see oleks võib-olla
John Fitzgerald Kennedy efekt, sest seal oli ka kaadris tegelasi, kes ei oleks pidanud justkui kaadris olema ja kes kadusid ära ja segadust kui palju ja alati võib öelda, et näed, te ütlete, et te nägite, tegelikult nii ei olnud. Samas muidugi väga palju on jälle näiteid, kus multifilmis nii ja naa ja nagu neetud. Need jutud tulevad ikkagi Vene poole pealt. Pole midagi parata. Mandela efekt on muidugi levinud ka maailmavaatelises sõltuvuses kohati. Ei tea kuhu, räägitakse sellest ka inglise ja saksa keeles. Aga millal ja kes avastas Mandela efekti? Kui tõsiselt võetav see on ja nii edasi. Ja kui pana, kellele on selline efekt kasulik? Loomulikult jäävad meelde laulutekstidestki sõnad, mis tundusid alguses olevat hoopis teistsugused, pole midagi parata, sellepärast ma võtsin ja trükkisin välja kenasti ühe laulu teksti, mille juurde me täna ka tipa-tapa tasakene loodetavasti jõuame. Ja tegelikult see teema, ka Mandela efekt kui niskene, on seotud inimese kujundliku mõtlemisega. Mis asi on kujundlik mõtlemine? Vaat sellega on tegeletud siin ja seal päris mõõdukalt ja mõõdutult palju, kusjuures ega eriti pihta polegi saadud, mis see niisugune on. Näiteks Uue Testamendi tähendamissõnad on ju kõik kohalikele inimestele vastavalt nende mõistetud tingimustele ära seletatud, võiks öelda ka filosoofilised seosed, olgu see siis asi, mille seletamisega väga tema paljud lähevad rappa, siis see kadunud pojavärk või miks just viljaiva. Aga vaata, viljaiva oli siukene asi, mida kõik kohalikud näinud olid. Nad teadsid, mis see on, mida sellega tehakse, mis juhtub, kui nii teha ja mis ei juhtu, kui nii teha ja nii edasi. Ühe variandiga idaneb, teisega mädaneb ja nii edasi. Ja vaat, siit me jõuame nüüd tasakene. Üks hea kamraad, keda ma ei ole näinud aastakümneid vist juba, tuli noore mehena Nõmme raadiostuudiosse ja ütles, et tema tahab lugeda linti, nagu traditsiooniliselt öeldakse, või salvestada Friedrich Wilhelm Nietzsche õilsat teost Nõnda kõneles Zaratustra, mille pealkirja teist osa kohati on see ära kadunud, et mitte öelda täiesti, ei tea vast mitte keegi või mis ei tule kellelegi esimese hooga pähe ja see teine osa on, et raamat kõigile ja mitte kellelegi. See sõltub muidugi, kuidas seda parasjagu tõlgitud on, võib ju öelda ka ei kellelegi ja nii edasi. Kõik sõltub isiklikust keelest ja niisugusest värgist. See on üks igavesti huvitav teos selles plaanis, et seal teeb nimetatud Friedrich Wilhelm meile kenasti selgeks, kuidas inimese sarnasest olendist võiks saada midagi, ega seda ei ole nii kerge öelda, midagi inimeselaadset.
kui me võtame selle Zarathustra raamatu ette, siis me kohtame seal kõigepealt kaamelit. No ja eks siis hakatakse ka võib-olla seda kujundit lahti mõtestama mõnel juhul, et no kaamel, et igaüks peab oma risti ise kandma ja see 2 küüru igavesed vägevad ja juua ei taha ja nagu mul üks kamraad ütles, et ma ei usalda kaameleid ja üldse neid, kes 2 nädalat joomata võivad olla. Aga siit peale paraja siukse tšu segu ei tule meil jälle suurt midagi välja. Me võime küll saada jala maha natukene, võib-olla varba otsad vaid, aga läheb keeruliseks. Ja siis on, üks hea pidepunkt on muidugi, kuidas lõvi võitleb draakon või midagi taolist. No draakon ka tore elukas. No, isegi seal horoskoobi värgis on draakon olemas, huvitav nähtus, sest kõik teised on nagu kindlaks tehtud, et on küll olemas, aga draakonit ei ole. Nii nagu ühe teise selle zodiaagi ringiga, kõik on olemas, kõik on elusolendid, toredad, kui julgete pai ka kaalud korraga. No kus kohast? Milleks? Aga kui nii juba on, siis kannatame välja. Hea küll, need 2 koledat elukat võitlevad. Me saame siit ka aru, et see on Nietzsche arusaamine hea ja kurja puust ja midagi taolist, et sinu hinges peab olema võitlus. Mida see täpsemalt tähendab? Selle peale saad sa ainult küsimuse, kuidas sa nii loll oled, et sa seda ka ei tea. Ja ongi kõik, sest parim kaitse on rünnak. Parim kaitse on öelda, et ise oled ja nii edasi. Mis näitab, et midagi ta ikka näitab. Ja kõige lõpus jõuab Friedrich Wilhelm lapse juurde. See on üks huvitav pidepunkt, sest laps on vähemalt nõukogude kinos ehk siis filmikunstis ja ka mujal. Laps on näitleja kujund. On muide niisugune imeline multifilm nagu film sellest, kuidas tehakse filmi. See on ka paljud teist ei ole nii vanadki, et selle filmi tekkeaastat ja suurt vaimustust mäletada või teada, aga tont temaga. Miks laps? Sest laps on piirideta, piduriteta. Mina nägin, ma tahan seda puudutada, mis see on, uudishimulik, rumal ja näitleja samamoodi. Esitab tema muudkui aga lavastajale selliseid küsimusi, et pole ime, kui lavastaja näitab varsti või näitejuht või kes seal on, näitab üles patriotismi erikuju ehk siis kukub jooma ja riigile aktsiisi teenima sellega. Hulluks võib ajada, aga näevad tema korraga tahab seda teada. Miks? Kus kuradi kohast tal tulevad sihukese mõtted pähe, sealt või sealt, ei tea. Heakene küll, ja see laps, tuletame nüüd meelde pealkirja esimese osa, nõnda kõneles Zarathustra ja teema, et tegemist on üliinimese käsitlusega. Kas laps ongi juba üliinimene? Ei ole. Laps on see alge, mis võiks olla võti üliinimese juurde, sest laps
ei planeeri kunagi pikema ettevalmistusega tähendab terroriaktsioone. Lapsed tänapäeval. No teate, olen ma näinud videoklipikesi lastest, kuidas nad käituvad ja olen mina näinud seda ka poodides täies ilus ja hiilguses ja ma olen mõelnud, et sihukesi lapsi vaadates ma saan täitsa aru, miks suur hulk naisi ei taha sünnitada. Nad kardavad, et neil tuleb samasugune. Samas, no ma ei ole ka naine ja ma ei ole ka sünnitanud. Samas võin ma öelda, et oma ega võõraste lastega ma ei ole sattunud sellise probleemi otsa, kus juures isegi ühes väikelinnas juhtus, kus saalitöötajal oli õiendamist 3-4-päise poiste kambaga, kes ei kuulanud sõna ja juba seal saadeti teda ka siiski sordiini all persse. Ja siis ma läksin ja astusin nurga tagant välja. Seal need riiuliread ja mul vedas, seal oli mitu tükki, kes mind teadsid ja mis juhtus? Juhtus see, et käed olid püksiõmblustel, tere, ja siis hakati sirge seljaga ära minema. Lahendatud. Mis nipiga ei oska mina teile seletada. Aga laps on võti üliinimese juurde ja sinu teha on, kas sa käivitad temas. Ma ei taha öelda inglisest, ma ei tea ingli omadustest midagi. Ma ei taha öelda saatana, sest saatana kirjeldused sõltuvad ka sageli küllaltki napi fantaasiaga isikute kirjeldustest. Kasutatakse seal müstilisi sõnu, nagu tema saadab sulle kiusatuse. Sellisel juhul esindavad saatanat kõik reklaamifirmad. Kõik need, kes on ärganud ja ütlevad, et sina pead sööma sihukesi juurikaid, siis sina ärkad ka ja neid juurikaid saad sina osta ainult minu käest. Ma ei taha sel teemal rääkida ka mitte, sest mul ei ole garantiid, et keegi seal teispool seda selget jõlli ära ei pööra. Näe, Lepa ütles nii. Ma olen kuulnud mitmeid asju, mida ma olevat öelnud ja mida ma nagu neetud pikema peksmise peale ka ausalt öelda ei saa. Lihtsalt ei saa. Olen lugenud mina ka hiljutisi, vaat siin me jõuame jälle selle juurde, mis on küsimus. Ja selle juurde, et sa pead oskama küsida, siis sa võid saada ka vastuse, sest kui tuleb küsimus mulle, minu video kohta, et aga miks sa ei räägi sellest, kuidas te niimoodi, naamodi, bububu. Ma saan vastata sellele miks küsimusele viisakalt. Ei taha. Sest see lõikab suuresti edasise diskussiooni ära ja ma ei pea hakkama lugema üles põhjuseid, miks ma ei taha ja kelle suhtes ma selle oma mittetahtmisega tahan olla aus. Niimoodi tema on. Küsimus on üldiselt see, mis nõuab vastust, aga ma kardan, et isegi see EKI, see on see Eesti Keele Instituut vist, ei ole sõna küsimus oma seletavas sõnaraamatus piisava selgusega lahti seletanud, ma oletan, kuigi see võib olla ka tõsi. Ja vaat küsimus ongi selles, et kui laps on võti üliinimese juurde,
miks me üritame, ma ei taha siin kellelegi midagi soovitada ega midagi peale suruda, teha nii, et lapsed on kõik ühtemoodi. Sellel on üks selge põhjus. Kui lapsed ja täiskasvanud käituvad vot niimoodi kolmat moodi, siis ohustavad nemad kõige vähem inimkonna eksistentsi, omaenese elu ja tervist ja kes soovib, mõtleb veel midagi välja. Ega asjata ei öelda, see on Inglismaal, et gentlemani kasvatamine algab 100 aastat enne tema sündi. Mitte niimoodi, et gentleman, tiite sai korras, nieder auf ja nii edasi, distsipliin. See on muide dressuur ja nii kummaline, kui see ei ole, kui sa siukeste suhteliselt kasvatamatute kutsikate poole pöördud sõnadega: härrased, kas ma tohin saada veidi tähelepanu? Sa saad selle tähelepanu. Ainult, et ma kardan, et selleks sa pead ise ka olema eriomadustega. Eriomadus minu puhul on see, et ma vähemalt hiljuti olin veel 1,90 m pikk ja 100-kilone kaal. See võib mõjuda ka kaunis veenma argumendina. Aga nüüd, kui meil lapse teema, me oleme jõudnud tegelikult sinna, kuhu me saimegi jõuda, sest edasi on kõik sinu enda teha. Kui sina kasvatad oma last, või õigemini ma ütlen siin teistmoodi, kui sa oled egoist, harjub laps sellega, et ta ikka kõike ei saa, mida ta küsib ja ei küsi ka enam. Kui sa oled altruist, harjub laps sellega, et kui ma piisavalt kaua vingun, ma saan selle asja, nagunii saan. Ja vaat, need on nüüd 2 äärmust. Kaalume nüüd, kumb kaalub rohkem. Ja mida me tahame? Lisaks muidugi totaalne kuritegelik ema armastus, mis võib paljudes poistes välja lüüa siis, kui nad lähevad teenima sundaega. Nemad ei ole puutunud püssi, nemad ei ole tohtinud ronida puu otsa, nad on nii kuradi paljust ilma jäänud. Jube. Ja võt see niimoodi ilmnebki. Samamoodi rikutakse ära suur hulk plikasid, kes peavad olema ilusad, vaiksed, sõnakuulelikud, kuigi nad praegu peavad selle vastu totaalset sõda. Hiljaaegu oli siin ju jutukene meedias, kuidas Helsingi noortekampa juhtis 13-aastane plika. Ja muidugi see tüdrukute kaklused ja värgid. Ma kardan, et selle teemalisi uudiseid on meil vähe ainult sellepärast, et need lastekaitsjad ja muu selline ebamäärane seltskond, et neil on piinlik tunnistada, et meil ka see on. Aga üldiselt jah, inimeste agressiivsus on nähtus omaette. Aga tuleme tipa-tapa nüüd selle sündmuse juurde. Ma märkisin juba, et Mandela efekti välistamiseks võtsin mina kaasa paberi, kus peal on laulu tekst. Sellest on aastakümneid möödas, 80-ndatel või 90-ndatel ka, kui mul oli õnn ja rõõm esineda igasuguste seltskondade ees, kolhoosi
lõikuspeod ja muud, mida kutsuti haltuuraks. Siis oli mul see lausa ühe numbrina, mis ajas rahvast naerma küll, oli see mul kavas, aga see on üks laul Olav Koppvillemilt. Ja ma ei tea, kas seda kuskil ka, kindlasti keegi teine laulab seda ka, sest on tahetud nagu olla ka särav ja vaimukas, aga vaat selle jaoks tuleks nagu mõista, millest on see sinane laulukene. Kui ma kuulsin seda esimest korda plaadilt, siis ma mõtlesin, et tont, vennike elab Kanadas, kui ma mööda panen, siis ma olen nõus vabandama ükskõik kelle ees, paar korda ikka, aga mulle meenub ühest Koppvillemi laulu tekstist fraasikene: leidsime siis uue kodu linnas nimega Toronto. Ja Toronto vist päriselt Viini kõrval ei ole või tont temaga. Ja ma mõtlesin, et see mees ju laulab rida-realt alguses hõredama visiitkaardina esitledes. Hiljem pauh, 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 iga rida on pauk. Ja kuidas keegi seda pole märganud? Samas ma mõtlesin, et äkki mõni helgem pea on märganud ja ütleb kohe kõva selge häälega, et see on poliitiline nali, mina ei naera. Tegemist oli sügava nõukogude ajaga. Ma loen seda tekstikest teile ette, võib-olla kui meelde jääb, siis ma panen saate lõppu veel selle loo Herr Koppvillemi esituses ka. Poisiklunni põlvepikkust meelitas laul. Laul on niisugune asi, et laul teeb rinna rõõmsaks ja kõik tore. Pelgulinnas tüdruk eksis, huulil tal laul. Elu oli tore ju. Sirgus suureks poisikene viiside vallas. Laulusuine tüdruk noorus radasid tallas. Päeval, öösel, hommikul ja õhtul saatis neid laul. Paneme nüüd suhteliselt niimoodi vabalt, et need 5 rida märgivad esimest Eesti Vabariiki. Kes tahab, võib kohe öelda, et kurat, see lepa ajab oma lolli jama, mina lähen minema, mind ajab oksele, kui ma teda ekraanil näen. Niimoodi on mulle kirjutatud ka mitu korda. Kõigile meile 5 on seda kirjutatud. Nii et see sõltub närvidest. Ja nüüd lähme teise salmiga. Tanu alla tüdruk tõttas, kaaslaseks laul. Te võite öelda, et see on meelevaldne, aga vabariik pandi mehele, kes teab, mida see ütlemine pandi mehele tähendab, see mõistab tükis paremini. Sammus mehe pundar sõtta, saatjaks tal laul, mingi lootus veel jäi. Laule lauldud lõbusaid ja kurvameelseid, vastu karva viisikesi mitmekeelseid, kord saksa keeles, kord vene keeles. Ja kokkuvõte oli see, et kuidagi pidid sina välja keerutama, mida kinnitab ka 5. rida. Kraavikiskund eluvankri teele upitas laul. Siin tuleb nüüd nii-öelda, ma ei saa öelda, et see on farss, aga vahe eesriie, palju näinud on laul. Kõike meenutab laul. Viisikat käis möödunud aegade jutt, suvenaer, sügisnutt. Veel kord kinnitab, et see mu eelnev mõttekäik kipub olema õige. Laulusalmis
kui te olete lugenud Lennart Meri Hõbevalget, neid reakatkeid, millest tema võis välja lugeda, et vat pidi ju niimoodi toimuma. Pisuhänd ja tulihänd, alguses oli ikka tuleleek taga, aga siis, kui me tuleme Kaalikraatrile lähemale, siis kõik oli ära põlenud, oli vaid tulesäde ja see on meie keeles alles. Ja nüüd tuleb siis see, et iga rida on pauk. Laulsid lapsepõlves laulu Miku ja Mann. Lapsepõlv oli tore. Sauna taga oli tiik, konn, lõhkine pann. Kalle Gusta laadalt ostis valge hobu. Hobune on reeglina sõjamärk. Muti onul kadakpõõsa juure all on kodu. Metsavendadest olete kuulnud midagi. Miks? Viimane rida, nagu Shakespeare'i sonetis, need 2 viimast panevad lõpliku paugu. Mööda pikka talveteed sõitsid saanid ja reed. Kuhu? Ikka uue suure kodumaa karmimatesse rajoonidesse, et anda oma panus see, et sinna sõideti, seda hakkab kinnitama kohe järgmine salm. Vahel kallimalt ka kirja postipoiss tõi. Siberisse siis. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õis. Ja nüüd teine lahend. Miki Hiirkord Piritalt merele sõitis. Raskel päeval väikemees kõik lahingud võitis. Ja nüüd seal kaugel, sama mis Siberiga, hallipäine paadimees silmi veel igatses. Edasi tulevad juba tuttavad teisest originaallaulust tuttavad read, aga on nagu on. See ongi see, mida ma täiesti omavoliliselt nimetaksin kujundlikuks mõtlemiseks. Kui te olete tutvunud teiste piirkondade, teiste riikide, teiste rahvaste kirjandusega, siis on teoseid, mida suudab lugeda ainult see, kes on mõneti tutvunud filoloogiaga, kellele, meil oli Kontsis ka eraldi teema lääne kirjandus ja härra Ott Ojamaa ütles, et mul on siin ette nähtud 2 loengut piiblist. Sellega suudan ma ära öelda ainult pealkirja ja kõik, sellepärast räägime piiblist pikemalt ja ta pühendas piiblile terve semestri. Uskuge mind, midagi jäi külge ka, ma sain aru. Läbi aja, mis oli tehtud, et nii tekkis ja mis jäeti tegemata, et ühesõnaga need samad Schopenhaueri küsimused. Ja eks ma lugesin siis ise ka lisa. Kuigi nõukaajal tegelikult ega see piibli kätte saamine nii kerge ei olnudki. Kuskilt ma siiski koukisin ja loomulikult alustasin Uuest Testamendist. Siin ma nüüd mõneti matkin Andres Raidi, ma ei taha öelda oma maailmavaate, oma elutunnetuse ega piibli ega millegi kohta midagi, lihtsalt teema seletuseks. No heakene küll, 100 aastat üksindust, Hispaania raamat, mille kohta mitmed tegelased
kes väitsid, et on seda tervikuna lugenud, kiitsid, tead, seal on siukene koht, seal kepivad. Allah. No eks mujalgi ju. Aga näed, tema luges seda lõiku, silmad pahempidi peal, keel suunurgast väljas, kõik. Samas Hispaania sümbolism või kuidas seda kutsuda, Hispaania kirjandus, kus tehakse nii jubedaid nalju, et need ei olegi naljad, kuidas pannakse pime, antakse talle ülesanne hüpata üle kraavi, pimeda juht ütleb, hüppa üle kraavi, aga seal on tegelikult post, ta hüppab vastu posti, siis kõik naeravad, küll on ikka pime. Ja seda tüüpi naljasid on mitmeid ja kui ma poleks sellega tänu härra Ojamaale kokku puutunud, ma ei teakski, et hispaanlased võisid ju mõelda seal hoopis, et rumal riigijuht pani terve riigi peaga vastu posti hüppama. Ei, selles raamatus ei kepitudki. Kõik. Kogu arusaamine. Ja samasugune olukord, sellest ma olen teile rääkinud, et meil ka ühiskond koosneb üksikisenditest, on tegelikult igatpidi tuttav ja kõigi nende üksikisendite matemaatilises plaanis võttes väikseim ühiskordne. Seega siis üks kuradima hägu. Sest me peame arvestama, et kõik need üksikisendid, minul on õigus, mina hüppan ise vastu posti, sest ei ole ühtegi seadust, mis seda ei luba. Ja vaat siin me näeme, et kõik tahavad, et tal oleks suurem kui naabrimehel, aga milleks? Võib-olla naabrimehega kahe peale saaks midagi hoopis vägevamat tehtud. Ja siis selle sama hägu taustal korraga siin, seal, 3., 4. kohas lööb kellelgi särama. Miks küll rahvas ei ärka? Näe, mina olen ärganud. Noh, ärkasid edasi. Hakka nüüd hommikvõimlemist tegema. Küki püsti. Mida see ärkamine tähendab? Heakene küll, me saaksime teha midagi koos, aga isegi midagi koos ei saa teha nii, et rahval tuleb korraga mõte pähe. No näiteks rahvast on meil 1,3 miljonit, no näiteks kas või 20 000 inimesel tuleb korraga mõte pähe ja nad lähevad kuhugi platsi peale, sest siis nad näevad. Mida? Ja mis mõte see tuli? Lähme sinna platsi peale. Noh, ja midagi, nad nägid, meid on palju. Nad teavad seda isegi oma Exceli tabelitest, et meid on palju. Nad isegi oskavad rehkendada, kui palju igaüks meist maksma peab või kui eestlane või kui... Mis asi on see ärkamine? Kui ma rääkisin mitukümmend aastat tagasi sellest iseseisvusmanifestist, siis kogu aeg mul kripeldas, keeras sees, et 20 inimest oli selle tegemise juures, no hea küll 100. Ülejäänud ei teadnud midagi, tuli platsi peale ja neile õigati see rõdult kõrva ja läksid nad koju ja mis siis nüüd saab? Vaat ongi, kui midagi tehakse, siis sellel peab olema tekkepõhjus.
mis ütleb ära, mis juhtub, kui nii teha. No praegu võib minna ju, ma ei tea, igaüks kuhugi rõdule ja öelda, et tulge kokku, ma nüüd hõiskan, et meie oleme ärganud, meie oleme vabad. Noh ja edasi. Mitte midagi, edasi polegi midagi. Edasi on, praegu lõi võib-olla ebakohaselt, aga lõi pähe seesama ilus. Leidsime siis uue kodu linnas nimega Toronto. Me küsime, miks tulevad siia tegelased teistest riikidest. No igasuguste loosungite all, kes on põgenik, kes on muidu hädavajalik tööjõud, kes on Brüsseli käsul. Aga kas me küsime seda ka, miks me ise siit minema imbume? Jah, võime küsida küll. Aga mis sest ikka küsida, kui me võime võtta ja tuletada meelde ilusaid ladina ütlemisi, nagu näiteks ubi bene ibi patria, kus on hea, seal on isamaa. Me võime rääkida kaitsetahe. Selleks, et kasvaks kaitsetahe, peame looma olukorra, kus vajadus ja sund ennast kaitsta on päris suureks kasvanud. Selleks tuleb kedagi ärritada, et tekiks, kurat, nüüd ma pean ennast kaitsema hakkama, ma tahan ennast kaitsta, ma ei taha ju peksa saada. Kõlab väga lollakalt. Ja kõlab ka, oh kurat, see võib olla ei tea kelle jutupunkt. Aga kui me ei saa aru, kes juhib, kuhu juhib, miks ta nii hirmpopulaarne juba on? Populaarsuse protsent on pool lahja õlle protsendist. Halleluuja! Ja noh, ongi. Me võime rääkida patriotismist, isamaast. No isamaast rääkimine omal ajal pärast teist maailmasõda oli ka niisugune, et väga paljud isad olidki jäänud sõtta. Seega me saime rääkida pigem emakeelest. Emakeelega on jälle niimoodi, et aeg-ajalt kui kuulata või kui lugeda pealkirju, siis tekib question, nagu inglased ütlevad, et tea, mis rahvuses see ema siis ka õige on. Segadust kui palju. Me räägime, me kasutame sõna ühiskond. No vanal hallil ajal kasutati selle ühiskonna asemel sõna seltskond, mis mõneti põhjendab ka ära, et kui see või teine tuleb seltskonda selle või teise või kolmandaga, siis vaat seal ongi see, mis on Eesti, mis on riik, mis on ühiskond ja meie ainult vaadaku siis tasakene. Loeme meie ka imelikke asju, valitsuse hinnapoliitika näeb ette alkoholi hinna tõusu ja tihtipeale ma kohtan ka kommentaari, ei mina olen poolt, mina olen ikka poolt. No mina ütleksin selle peale, et siin tegin ka seda pattu, et alustan lauset sõnaga mina.
mina ütleksin selle peale, et hoia siis vähemalt musikene kinni, ole poolt vaikides, ei maksa kohe pugema hakata. Tõsta karistuseks oma enese pattude eest viina hinda ja jätta puutumata kõik enese loodud joomise põhjused. Pudel viina on vaese inimese pisikene puhkus palmide all. Muidugi sinna juurde ei käi see, et galerii meedias ja vaata, kes kohal olid. Pudel viina ju oli. Viina hind tõuseb, et me vähem jooksime. Elekter ja kommunaalid tõusevad, et me vähem elaksime. No muidugi see pensionivärk nagu tema on. Aga küsimus ongi selles, et põlvkonnad vahelduvad. Iga põlvkond teeb midagi, mida ta võib-olla kahetseb, aga millega ta loob tingimused järgmise põlvkonna käitumiseks. Nii nagu Rait siin luges ette, et töö juures peab olema ikka võimlemisnurgake ja rekreatsiooniala ja ma ei tea, mis kõik veel, muidu noored tööle ei tulegi. Istusin siinsamas, vaatasin üle kaamera talle otsa ja hirmsasti tahtsin küsida, mis kuradi tööd nad seal veel jõuavad teha. Imeline, aga kui selliseid doktoritöid ikka aeg-ajalt ette kantakse, siis ei ole midagi parata, nii on. Lugesin mina ka hiljuti pealkirja. Taavi Rõivas tõi uue kaaslanna seltskonda. Ja vaat nüüd, kui me käsitleme seda juba kujundina, siis Eesti riik justkui sai uue liikme veel või. No muidugi kerge déjà vu, ikka just see sõna seltskonda ja kui nüüd guugeldada ja vaadata, siis oi kui paljud on ilmunud seltskonda või toodud seltskonda. Ja ikka pakutakse seda, mida vaese inimese Miami Beachi puhkusel ei pakuta, et vaata, kes tulid, vaata, kes olid. Kas ikka kõik samad näod olid kohal või mõni oli sõitnud Karupresse puhkama? No ma hääldasin seda pisut valesti, aga ma tean, et Mauritiusel on rumm, mille nimi on Karukera. No seal on Karukera asju on üldse palju. Ja mis asi ikkagi on see seltskond, kus ka päevapiltnik kenasti reporteritega ligi ja kus pildistatakse galerii, piltide all nimesid muidugi ei ole, igaüks tunneb end ise ära ja saab võrrelda, et mis sel seljas, vaata, mis minul seljas oli. Ja veel kord kordan, et vanasti tähendas seltskond sama, mis täna ühiskond. Seega lahkneme ja tänane ühiskond võib seltskonda vaid imetleda. Siit muidugi tekib veel üks küsimus. See ma ei nori kellegagi, ma ei häbista, mõnita kedagi, aga kelle tõi Taavi Rõivas seltskonda? Tema tõi Irma Toobali. Ma ei taha öelda kellegi kohta siin headega halba, ma võtan lihtsalt ühe sõna ja teise sõna
ja tunnistan, et mõlemad perekonnanimed on meie riigiga, läbi meie riigi mulle tuttavad. Kui nimi on välja öeldud, peab nimi olema tuttav. Huvitav, kui palju on tuttavate nimedega tegelasi meie seltskonnas, meie riigis, meie ühiskonnas. Hiljaaegu oli siin mingisugune ristpesiti kartulite mahapanek, et näed, selle naine on selle nõunik ja selle teise õde on selle nõunik ja niimoodi. Kas see võikski olla sugukondliku sisseseade meetod? Ma tean, et Piiteri printsiibis on sugukondlik sisseaste, kus peadirektori või firma omaniku poeg, tütar ei alusta iialgi karjääri alumiselt astmelt. Ta tuleb ikka positsioonile, no mitte lihtsalt positsioonile, kõlavale positsioonile. Ja sellepärast on nõunikke vaja ongi, et ta on ise nagu võtsin mina kätte ja küsisin või õigemini guugeldasin, aga tuli ülemise rea peal see AI ette, et mis on sugukondliku sisseseade meetod. AI ei teadnud või oli talle keegi faktikontroll vaatab, sihuke küsimus tuli ja põrutab AI-le, kas sa oled vait? Jah, võib-olla ka. Aga selle eest sain mina sugukondliku sisseseade meetodi all kohe esimene asi oli sigade pidamine. Mõtlesin kujundlikus plaanis, no mine sa tea, järgmine, peatükk või niimoodi. Sigade Aafrika katk. See on nüüd mingi vihje või kuidas? Ei tea. Piiteri printsiip, tuletan teile meelde, on see, et igas ametis tõstetakse töötajad karjääri jooksul kõrgemale kohale, pea regulaarselt, vastavalt, vene keeles oli see armees pasroku služb, selle järgi, kui kaua ta teenistuses on olnud. Nii kaua tõstetakse, kuni tema jõuab sinna, kus ta ei saa enam essugi aru, mis ta tegema peab ja ei oska ka midagi teha. Muidugi sugukondlikus sisseseadega võib ta jõuda sinna esimese astmega ja kukkuda mööbeldama minu pärast kas või maaeluga. Kuigi, kui tuletada meelde, siis kujutame nüüd ette. Kõigepealt on nimi, hakkas viiuldajaks, hakkas ministri nõunikuks. Ta raisk hakkab, ta ei tee mingit tööd. Ta toob ministrile suure õnne õuele, kuuled sa, ma hakkan su nõunikuks nüüd. Muidugi me võime tuua siin vahele või, vaata kui palju kell juba on, Elon Muski. Võib-olla see on siukene lahtine tähendamissõnaline kadents tänasele loole. Elon Musk ütles, et pärast 2027. aastat enam tagasiteed ei ole. Mis tähendab tagasiteed ei ole? See tähendab seda, et kiirus on liiga suur ja ei ole enam ressurssi pidurdamiseks. Sellest sai räägitud aastakümnete eest, et meil see riigivõlg ja värk, mida me käsitlesime, mitte keegi ei uskunud, jälle lepaloll, et me ei saa seda pidama, sest
sellega tegelevad juba hirmsa kiirusega arvutid. Ja tuleb neid ristikesi, nullikesi, neid on juba nii palju, et ma ei hakka siin kordama, mitme aasta praegu, oi jumal, praegu on ju riigivõlad suurenenud, praegu võib olla niimoodi, et kogu planeedi riigivõlgade summa võiks olla umbes kogu planeedi 10 või enama aasta tootluse pantipanek. Ja kui nüüd võtta veel, see oli Herr Friedmanile oli see intervjuu Elon Muskil vist. Ja kui temalt küsiti, et see kõlab väga kihvtilt, aga räägi veel, siis Musk olla teinud pika pausi ja öelnud lausa definitsioonina, et vaadake, see ei ole katastroof, see on üleminek. Katastroof tähendab, et sa saad hakata ju uuesti üles ehitama, aga üleminek tähendab tõesti seda, et tagasi enam ei pääse. Ja muidugi siis õilsad analüütikud leidsid üles tema intervjuust või intervjuudest need kohad, kus Elon Musk oli rääkinud kõhklevalt nagu mina tahtmatult praegu. Ja need teemad, kui võtta laiuti, pikuti, sügavuti ja võib-olla veel mõni mõõde siia juurde, ristisomeetriat kasutada näiteks. Ma küll päris täpselt ei mäleta, mis see oli, aga see oli üks igavene peavalu joonestamises. Esimene teema, mille puhul muutus Elon Musk ebalevaks, oli inimese võime mõelda iseseisvalt. Vaat nii. Selle paberi peale, kus on Kopp Villemi laulu tekst, võite hüüda kooris, see ei ole nii. See on vandenõuteooria. Ja ma ei tea, lähimasse mikrofoni, mina ei usu seda, mina ei taha, et oleks ikka selge, et teie olete puhas poiss. Teine teema, kus Elon Musk kippus komistama, oli tähenduse kadumine. Asjadel ei ole enam tähendust, mille puuga pähe näitena ma tooksin teile panustama. Meie ministrid panustavad ja mis on panustis, seda ei tea keegi kurat. Ja meie põllumajandus saab panustatud nii, et kael on sirge ja teie peate aitama panustada, sest kui Eesti ei panusta sinna kohta, siis see koht panustab Eestile, eks ole. Ja see tähenduse kadumine, et sõnad situtakse lihtsalt ära. Panustama on tegusõna. Kas tõesti eesti keeles ei ole ühtegi tegusõna, millega saaks asendada seda kuradi panustamist? Ja siis öeldakse, ei, faktikontroll tegi kindlaks, ei ole. Ja see tähenduse kadumine, selle teine pool, või kui saksa vanasõna ütleb, et uni on surma poolvend, siis selle tähenduse kadumise poolvend on kujundliku mõtlemise lõppemine.
see ongi see, et ei, no ta rääkis seal mingitest sitikatest ja tead, tibu lendas ja no mis sa seletad mulle, et ta mõtles, et sellega taheti midagi edasi öelda. No mis kadunud poeg, poiss läks ula peale, tuli tagasi, noh, mis asja sa siit tahad? Kujundlikku mõtlemist ei ole, ei tule. Ja see ongi, et see ei ole katastroof. See on üleminek, mille kohta on imeliselt lugenud tunniajase peaaegu jupikese 1984 viimaseks osaks Raigo Sõlg. Otsige Meediapangast üles, kuulake. Ei kannata seda välja, aga see on nii. Ja muidugi, mis meile veel luuakse, on energiasõltuvus. Ja energiasõltuvus praegu julgeksin ma juba üsna kenasti öelda, energiadefitsiit on just nimelt tehisintellekti suur kõrge abiprotsent. Praegu tehakse näiteks, viiakse serverid merre, kus lainetamisega nad saavad vajalikku energiat ja merevesi jahutab. Ise samal ajal muidugi soojenedes, seda ei ütle teile mitte keegi. Samas kõik see jonkat liikumine, see ju pidurdab ka lainetust, pidurdab ka ilmselt kuidagipidi hoovusi. Vaata, et sa kurat elektriauto ostad, sinul see, mis võtab 3 liitrit bensiini 100 peale, see tõstab meie ühiskonna temperatuuri, mitte ühiskonna, vaid mingi teise koha temperatuuri. Ühesõnaga, minu daamid ja härrad, ma tänan teid kõiki, kes te olete toetanud. Ma loodan, et te toetate veel. Ma loodan väga, et te ei lähe selliste juttude peale, et ei panusta segiolekule peas, et ei lähe peas segi, et te üritate Andres Raidi toel mõista, mida kurat nad teile õieti öelda tahavad. Kes mõtleb välja selliseid trillalla-trullallaasid, millest nad ise ka aru ei saa? Aga mille puhul nad teevad näo, et no kuidas, no ma ei saa ju rahvaga rääkida, nad on nii kuradi lollid, nad ei saa ju millestki aru. Kui mina ütlen, et panustame niimoodi ja nemad panustavad ka, et siis on meie panustuse panus ikka palju panusam, kui nad ei saa ju sittagi aru, jõle kampse, ise veel eestlased. Mina olen fucking eestlane. Ma tänan teid, teie toe eest. Praegu on raske ja jääb tükiks ajaks raskeks, aga me oleme viiekesi ikkagi valmis tegema seda, mis me oleme teinud. Ja kui see ei meeldi teile, kirjutage otse, kirjutage, et nii kui ma näen lepanägu ekraanil, ma hakkan oksele. Just nagu tahaks, et ma saadaksin talle mingisuguse kaltsu või kausi või ma ei tea. Nii kui ma kuulen seda, ei ole midagi parata, inimesed on erinevad, aga nii loll kui see ei ole, lootus jääb. Tänan teid veel kord, püüame jääda kokku ja meie püha sõda ei lõppe nii peagi.
poisiklunni põlve pikkust meelitas laul. Pelgu linnas tüdruk eksis, huulil ta laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulusuine tüdruk noorusradasid tallas. Päeval, öösel, hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tänu alla tüdruk tõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõtta, saatjaks ta laul. Laule lauldud lõbusaid ja kurvameelseid, vastu kõrva viisikesi mitmekeelseid. Kraavi kiskund eluvankri teele upitas laul. Palju näinud on laul, kõike meenutav laul. Viisikat käis möödunud aegade jutt, suvenas sügisnutt. Laulsid lapsepõlves laulu Miku ja Mann. Sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu, muti onul kadakpõõsa juure all kodu. Mööda pikka talveteed sõitsid saanid ja reed. Vahel kallimalt ka kirja postipost tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õis. Miki hiirkord Piiritalt merele sõitis, raskel päeval väike mees kõik lahingud võitis. Hallipäine paadimees silmi veel igatses. Lenda, lenda leppalinn, viimast kord veel palun sind. Lenda üle suure mandri ja vee, minu soorannale. Poisiklunni põlve pikkust meelitas laul. Pelgu linnas tüdruk eksis, huulil ta laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulusuine tüdruk noorusradasid tallas. Päeval, öösel, hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval, öösel, hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval, öösel, hommikul ja õhtul saatis neid laul.